Hea televaataja, kutsun sind meie järjekordsesse rahasaatesse, kus täna on põhiliseks teemaks küsimused ja vastused, mida te olete meile saatnud. Minu saatekülaline on Ahti Peterson. Ahti, mul on hea meel, et sa oled taaskord minuga saatesse tulnud. Et sa oled mul ainuke saatekülaline, kes on julgenud tagasi tulla. Tänan kutsumast, mul on hea meel sinulle. Meil on, ma usun, hästi huvitav saade täna tulemas. See on küsimused ja vastused. Aga enne kui me läheme küsimuste ja vastuste juurde, käime hästi põgusalt läbi, kuigi sa oled ühe korra juba vastanud, aga need varasemad saate teemad teeme sellise meeldetuletuse. Et me alustasime, me rääkisime üldse, mis on raha ja kust ta tuleb. Oleme laenust rääkinud ja kas laenata on hea. Täna ma tean, et on ka küsimusi sellel teemal. Miks ja millesse investeerida? See oli selline terviseteemaline saade. Investeerimine aktsiatesse ja kinnisvarasse. Sinuga rääkisime rahast ja perest. Kas vahepeal on mingisuguseid väga drastilisi muutusi põhimõtetes ka tulnud? Ei ole, kõik ikka samamoodi. Kõik on samamoodi ikka, jah. Väga hea. Oli raha ja kogudus ja raha ja oma ettevõtte. Ja siis täna nüüd oleme jõudnud küsimuste ja vastuste vooru. Ütle, kui sina noorem olid, me täna sinuga tegime mõlemad avastused, me enam nii väga noored ei olegi. Ütle, kui sina noorem olid, kas sa mäletad, kas sul oli ka nagu rahaga seoses mingisuguseid küsimusi? Et kui sa lapsepõlves üles kasvasid? Kusjuures väga ma isegi ei mõelnud selle peale. Ma kasvasin küll vaeses keskkonnas, aga ma võtsin seda kui eluolu ja nii on. Et ma väga palju ei mõelnud selle peale, miks nii on ja kus raha on ja miks seda teha üldse. Ma ei mõelnud selle peale. Kusjuures ma pean sama ütlema, et kui ma praegu meelde tuletan, siis ma elasin emaga koos, meil oli ka vähe ja me elasime nagu elasime, aga ma kuidagi ei osanud too hetk mõelda, et ei olnud ka kedagi, kes kõrva suunaks, et nüüd tee nii või et ma näen, et tänapäeva noored minu meelest mõtlevad oluliselt rohkem sellele ja ma isegi ütleks, et minu meelest natukene teatud koha pealt nagu põhjendamatult palju, et sellist sotsiaalmeedia kultuuri tuleb väga palju peale, mis minu arvates nagu paneb surve peale, et nüüd peaks olema jube palju rohkem midagi. Ma arvan, see osa on rohkem seotud laialdaselt leviva tarbimiskultuuriga. Seda, eks ole, edastab kogu sotsiaalmeedia ja see loob illusiooni, mille poole sa pead püüdlema. See on niisugune unistus. Sa teed lahti, vaatad, et temal on mingi lahe elu ja tema ehitab autosid ja tema reisib ja tema ehitab ühte, teist ja kolmandat asja, lendab kosmoses. Ja see sisestab sellise unistuse. Ja ka see on selline viljakandmatu unistus. Sest see on kellegi teise elu ja sa elad selles muinasloos ja siis ehitad niisugust ette kujuteldavat unistuste lossi, mille poole sa tegelikult püüdlema ei pea. Et iga elu eesmärk on erinev ja see ma näen, et see mõjutab sellist, et ma peaks sinna poole püüdlema ja inimene ei tegele sellega, et mis on tema enda eesmärk, vaid see, et mis talle ette söödetakse. Ja ma näen nagu hästi noorest klassist alates, poiss läheb mul 3. klassi nüüd ja ka kusjuures ta on päris tubli olnud, et ta nagu liiga palju ei võta sellest kinni, aga aeg-ajalt ta ikkagi näiteks, tal on nupuga telefon või nuppudega telefon siiamaani. Et põhimõttega ei taha talle ekraaniga telefoni või ei ole siiamaani tahtnud. Aga eks ta ikka käib, et näed, klassivennal on see ja kellel on iPhone ja kellel on mingi suur Samsung ja nii edasi, et näed, kuidas see klassis tegelikult varakult hakkab pihta see selline, võib-olla see ei ole isegi nagu tahtlik mõjutamine, aga lihtsalt kuna nii paljudel on, siis ikkagi enda laps hakkab vaatama, et aga miks mul ei ole. Ja siis üritad selgitada, et näed, tegelikult sul ei ole seda vaja ja peale kooli vaatad, kuidas noored tulevad koolist välja, siis esimene asi on niimoodi ja siis nad kõnnivad, saavad liikluses kuidagi hakkama, loodetavasti midagi ei juhtu, nii et vaadatakse ainult sinna. Aga maailm on muutunud ja nähan, et ilmselt muutub veel väga palju edasi. Aga meil on nüüd hunnik küsimusi meie vaatajatelt, et kaevume sinna sisse ja vaatame, mis sealt tuleb.
Noh, esimene küsimus kohe. Millest Jeesus ära elas? Õhust ja armastusest? Ei, no pigem mitte. Ma arvan, Jeesusel oli laekur. Tal oli oma väike niisugune rahakoti hoidja, Juudas. See nagu, osaliselt on see nagu irooniline, et Juudas oli see, kes ta ära andis ja siis see oli tema, kes ma raha ees kandis hoolt. Aga kui mõelda kui Jeesus ei olnud oma rahakoti juures, kui ta oli Peetrusega kahekesi ja siis kala maksis tema eest templimaksu. Et seal, ta elas väga palju oma isa õnnistusest. Kindlasti oli tal väga hea stardipakett, sest Idamaa targad tõid talle kulda viirukit mürri, mis oli suht märkimisväärse väärtusega. No ja lisaks ju võiks tõlgendada ka niimoodi, et neil oli mingis mõttes oma pere ettevõtmine ju. Isa oli puussepp ja siis Jeesust kutsuti samamoodi puussepaks. Et ma ei usu, et nad, see on mingil määral oletus tegelikult, aga ma ei usu, et nad endale nurka tootsid seisma mööblit ainult. Et ilmselt nad ikkagi seda siis tol ajal vahetasid mingite muude kaupade vastu või toidu vastu ja nii edasi, et nad olid selles mõttes, võib nimetada, võib-olla see on kindlasti nagu mõte, aga ongi selline väike pere ettevõtmine ja tõid endale ise leiva lauale. No ütleme, see on see, mida me teame, mida me saame järeldada. Me ei tea täpselt, eks ole, kuidas tal see finantsid liikusid, aga see on see, mida me saame piiblist välja lugeda. Et aga mulje on igal juhul selline, et ta oli pigem aktiivne, et ta tegi midagi selleks, et toit oleks olemas laual. Seda me käsitlesime ka, et mida arvata laenust ja võlast. Et eelmises saates mina tõin välja selle, mis ma siiamaani arvan, et on õige, kuigi mul on endal kodulaen. Ja ma olen laenu kasutanud erinevates ettevõtlus etappides. Et piiblis on öeldud, et laenuvõtja on laenuandja ori. Ja ma ei vaidle sellele mitte kuidagi vastu. Seda võetakse sageli nagu hästi-hästi negatiivsena. Ja nüüd võibki võtta, kuidas on siis. Et kui sa võtad laenu, siis sa oledki tegelikult see, kes sulle laenu annab, sa oledki temaga seotud. Ja seal ei ole nagu mingit asja. Et mina tooks selle nagu lööks nii palju eristaks, et nimetame heaks ja halvaks võlaks või laenuks, et kui kasutada laenu selleks, et osta endale neid samu nutitelefone ja arvuteid ja kõiki asju, siis mina arvan, et see on pigem rumalus. Et samas jälle sageli ei ole võimalust, et oleks vaja arvutit endale ja jälle nüüd võime rääkida selle, kas on võimalus või mitte, et saab ju koguda ka. Sa ju maksad seda laenu näiteks arvuti eest aasta aega tagasi, võib ise aasta aega koguda või mis sa arvad? Seal, kui lähtuda piibli kontekstist tänapäeva, nüüd võrrelda tänapäeva, siis see võrdlus on natuke keeruline, sellepärast, et tol ajal kasutati rahaks, kasutati hõbedat ja kulda. Mis oli nagu niisugune tavaline mõõdetav ühik, et muid vorstikaupu asju kindlasti eksisteeris ka, kuid raha sellisel moel oli kuld ja hõbe. Nagu sa nüüd ise oled tähele pannud viimasel ajal ka, kuld hoiab väärtust väga hästi. Et kui sa ostsid 1000 aastat tagasi ühe untsi kulla eest endale, mis on see? Ülikonna vist. No too hetk ei olnud see ülikond, aga sellise, mis iganes see valge ürp ja ma ei tule siin nii meelde. Ja vöö ja kingad. Siis kui sa lähed täna untsi kulla eest, siis ostetakse ülikond, vöö ja kingad. Et samamoodi saab selle esindusliku välimuse, saab selle sama raha eest. Et see kuld kui selline hoiab oma väärtust ülejäänud tarbe vastu väga hästi. Aga tänapäeval, eks ole, meil on kasutusel paberraha või siis nüüd ka digitaalne raha, et saab panga ülekandeid teha. Ja neid kahte asja võrrelda samas põhimõttes nagu väga hästi ei saa. Sellepärast, et paberraha tukitakse juurde ja muudkui aga inflatsioon ja raha väärtus langeb kogu aeg. Aga kulla väärtus too hetkeks see ei langenud. Kui sa panid seda kulda kogu aeg kõrvale, sul jäi üle, sa tegid nii palju tööd oma päevaga, sa ei kulutanud ära seda summat, mida sa päeva jooksul tekitasid endale, sulle jäi ülejääki.
Et sa võisid, see kogumisprintsiip isegi oli parem, sest et sul ei kaotanud väärtust. Just, aga nüüd on selle kogumisprintsiibiga natuke keeruline, sellepärast, et kui sa paned selle raha kõrvale, siis aasta pärast on juba 10-20% raha väärtus langenud, see on ära haihtunud lihtsalt. Sa pead selle kuskile panema. Ja kui sa võtad praegu laenu, siis 10 aasta pärast sa saad selle sama raha eest rohkem tagasi. Et see ei ole nagu päris nii üks ühele. Sest et jah, ma ütleks ka, et kui ma mõtlen oma esimese kodulaenu peale, mis tol hetkel tundus, et oi, et ma pean iga kuu nii palju tagasi maksma, nüüd kerin kiiresti 15 aastat edasi, siis mõtled, et kui täna saaks samasuguse kuumakse eest endale maja, oleks nagu väga tore, et ma arvan, et see oleks selline mingi 150-200 eurot umbes, kui ma võtan tolle aega tagasi, et oleks ju tore, aga pigem täna maja laenusummad lähevad ikkagi seal 400, 500, 600 ja ülesse. Et raha väärtus jah, ikkagi väga tempokalt muutub. See on nagu see üks osa sellest laenust võlast. Kui sa mõtled, et sul on väikseid pisi asju, sul on mingi auto või telefon, arvuti, see ei moodusta sinu elust nagu nii suurt kohta, sest need ei too sulle niivõrd palju sisse tagasi. Kui sa räägid nüüd ettevõtluslaenust, mul on vaja laenu võtta selleks, et osta tootmisseade. Ja hakkad rohkem väärtust läbi selle. Aga selle kaudu, sa käid selle tootmisseadmest mingisugune, oletame 200 000 euro peab välja käima selle eest, ei kasva puu otsas, võtad selle laenu, maksad seda tagasi, aga samas see tootmisseade toob sulle rohkem raha tagasi, kui see laen ise on. Just. Et see on hästi nagu sõltub hästi olukorrast. Just, et ühesõnaga ongi see, et kui sa kasutad ära seda laenu targasti niimoodi, et suurendada mingit väärtust, siis on see pigem õigustatud ja ka risk on madalam, aga kui sa kasutad laenu ainult selleks, et oma seda ajutist nii-öelda vajadust täita, siis ei ole väga mõtet tegelikult. Nii. Selline küsimus tuli meile ka, et miks Eesti inimene väga ei anneta? Mõtlen muidugi seal ma mäletan küsimuse lõpus oli tegelikult see, et kui siis ainult vähiravi tarbeks. Et ma ei tea, ütleme, et minu tutvusringkonnas tegelikult on inimesi, kes päris palju annetavad. Et äkki see on ikkagi selline, kus seltskonnas nii-öelda liikuda või selline eelarvamus või mis sa arvad? Tean inimesi, kes annetavad. Ma pole küsinud iga ühe käest, kui palju keegi annetab. Kuid ma arvan pigem, kui sa keerad aega 5 aastat tagasi, siis see oli niisugune nagu levinum asi. Okay. Ja kui sa võtad Eesti üleüldse, siis mina arvan, et see on pigem vale. See väide, miks ma seda arvan, on puhtalt sellepärast, et kui palju on eestlased toetanud eraisikuliselt ukrainlasi. Ja. See on minu arvates, see on nagu Eestis juba nagu järjekorras nagu teine suuruselt religioon on ukrainlaste aitamine. Ja see, väga hea väljatoomine. Mina ikkagi arvan see, et eestlane aitab ja annetab täpselt oma võimete kohaselt. Ja et see, kes nüüd, mina ei tea, et eestlane on nii kuiv ja tuim, et mina ei aita mitte kedagi, hoian kõik endale. Mina seda küll näinud. Ja meil on tegelikult igasuguseid nii-öelda abistamisfonde ja teine isegi, kuidas kirikud üleval püsivad, on ka läbi annetuste ja toetuste. Ja kõik need on, meil on nii palju või vähe, kui meil Eestis ei ole kirikuid, on nad olemas. Et selles mõttes ma arvan ka, et Eesti inimene annetab ja seda suhtumist ja eriti kui ma vaatan ka võib-olla meie suuremad ettevõtjad, siis tegelikult minu meelest nemad isegi propageerivad pigem seda, et kui sa oled ise saanud, siis anna tagasi. Et see selline äriline suhtumine on väga teretulnud ja minu meelest meil on ikkagi seda. Mida arvata krüptodest? Mul on vist väga erinev arvamus sinust sellest, nii et küsimus on väga hea. Aga ma ütlen enda arvamuse. Minu arvamus on siis see tegelikult, et ma ütlen igal juhul 95% või rohkem nendest on jama. Mina arvan, et tänaseks Bitcoin on jõudnud digitaalse kulla nagu staatusesse ja seda sellepärast, et teda ilmselt kuna ta oli esimene, siis ta on lihtsalt vastu võetud juba nii piisavalt suurtes organisatsioonides üle maailma, et ta on endale sammu kinnitanud.
ma kindlasti ei poolda seda, kus väga palju tullakse kahjuks välja sellega, et kuule, see uus projekt, pane sinna 100 eurot sisse, võtad homme 1 000 000 eurot välja. Noh, ütleme ikkagi suurem osa, see sama 95% krüptodest on loodud selleks, et keegi väike seltskond saaks rikkaks ja no, reaalsus on see, et ülejäänud kaotavad oma raha. Et ta on, ütleme, et tehnoloogia kui selline on kindlasti huvitav. Noh, mõte ju tegelikult Bitcoini taga on see, et ta on nii-öelda detsentraliseeritud ehk keegi ei oma kontrolli selle üle. Aga tänapäeval neid sarnaseid asju on nii palju juurde tehtud, et nagu selline sama kiiresti rikastumise pool, et minu nagu soovitus ainuke on siin see, et mitte hüpata krüptoprojektidesse sisse niimoodi, et lootusega, et ma siit kindlasti saan nii-öelda väga suure kasu tagasi. Ta on pigem selline lotomäng. Et kui sa väga sügavuti ei tea, mida sa teed, siis on pigem tõenäosus, et see raha, mis sinna sisse panna, sellest sa jääd ilma. Mis sinu arvamus on? Ma arvan seda, et selle krüpto, kui sa võtad selle digitaalse valuuta osa, mitte plokiahela, vaid see digitaalne valuuta, siis tal on kahte moodi, kuidas ta saab väärtust luua. Üks on puhtalt spekulatiivne. No tõepoolest, kui sa oleksid... Sa loodad, et järgmine vend ostab kallimalt? Jah, 15 aastat tagasi oleks tulnud selle peale, et osta nüüd 10 000 euro eest, eks ole, krüptosid maksaks praegu 3 aastat Eesti eelarvet kinni, eks ole. Ja see on üks spekulatiivne. Ja teine pool, mida siis see Bitcoin võimaldab, on see, et sa saad seda Bitcoini või siis üldse digitaalsed valuutad kiiresti teisele üle anda. Ja sul ei ole vahemehi ja see väärtus, mis seal Bitcoini sees on, mis minu arvates täiesti isiklik subjektiivne arvamus on täiesti spekulatiivne, sa saad selle väärtuse anda teisele inimese üle, kes saab siis seda edasi spekuleerida. Need on nagu 2 asja, et ta vahetab kiiresti omanikku ja eks ole, see on see spekulatiivne, kas õnnestub või ei õnnestu. Kuid kui mõelda nüüd selle reaalse väärtuse loomisest, et kui see on midagi veel peale spekulatiivse, siis kui palju see ehitab sinu enda elu, kui palju sa paned sinna, eks ole, ressurssi, mida sa võiks kuskile mujale panna, mis kuskile mujal tooks sulle enda, su perele ja Jumala kuningriigile rohkem kasu. Ja seal on nagu küsimärgid. Mind tegelikult köidab plokiahela puhul pigem siis see pool, et näiteks kinnisvara. Ma võiks osta müüa kortereid või kinnisvara niimoodi, et ma annan sulle üle lihtsalt mingisuguse krüptotokeni. Meil ei ole vaja kuhugi minna ja see on plokiahelas kirjas, et nüüd see liikus Kuuno käest Ahti kätte. Selline pool tegelikult mulle meeldib ja ma arvan, et varem hiljem me tegelikult jõuame ka sinna. Ja ükskõik mis asja, auto, ost, müük. Kui ta sisuliselt, eks ole, ta on, meie elame siin Eestis mingisuguses unistuste maailmas ülejäänud maailma jaoks. Teised inimesed võib-olla ei pruugi nii arvata, kes Eestis on, see võetakse iseenesest mõistetavalt seda, et maksude deklareerimine, teed kiiresti ja on minu. Just. Ameeriklaste jaoks on arusaamatu, sest nendel on oma raamatupidaja selle jaoks. Ja kui ma räägin poolakatega, et me saame teha auto ostumüügilepingu telefonis, kiiresti teed, eks ole 2 minutit ja ei pea kuhugi kohale minema. Ettevõtte teed ka 2 minutiga ja nii edasi. Ja paberid tulevad postiga sulle kohale, nad ei aru sellest. Ja kui ma ütlesin ka, et seal on muidugi, eks ole, selle valitseva jõu ees privaatsuse kadu on, et neil on ülevaate kõigest. Ja siis lihtsalt see on vaatajale mõtteaineks selle, see isik, kellega ma rääkisin, ta ütles, et see tulu, mis sellest tuleb, et see nii kerge on, et sa pead nende suhtlema, et ta on nõus loobuma sellest. Et see on lihtsalt mitte, et ma oleks nõus loobuma oma privaatsuses, ma ei propageeri seda, vaid lihtsalt kontrastina, kui raske on mujal maailmas nende asjade ajamine. Ja meil on lihtsalt nii kerge ja see plokiahel toob selle tegelikult kõigile koju kätte, selle võimaluse. Nii, millised rahalised uskumused on piibliga vastuolus? Siin peaks küsima, millised need uskumused on, mis on vastuolus. Kusjuures ma mõtlesin ka selle peale, ma oskaks öelda seda, et hästi levinud on see väide, et raha on kõige kurja juur, mis on siis valesti tsiteeritud piibli või tsiteeritud kirja kohta, et raha armastus on kõige kurja juur. Ma võib-olla tooks selle siia, et mul tuli meelde praegu, et
kui ma ise alustasin nii-öelda ettevõtlus ja rahamaailmas, siis ma mäletan, et minu selline põhiküsimus oli kogu aeg, et kuidas nagu, mis on see põhitee või kuidas saada nagu nüüd rikkaks või kus saada rohkem raha. Et ma ütleks, et see on nagu vastuolus. Et kui ma üks hetk aru sain, et see, kui ma esitan küsimuse endale, et kuidas saada rohkem raha, vaid õige küsimus on see, et kuidas pakkuda paremat väärtust kuhugi mujale või kellelegi teisele. Raha on nii-öelda tagajärg, mis juhtub, kui ma suudan pakkuda head väärtust ja ma olen enda elus seda nüüd kogenud väga ja väga palju. Et tuleb küsida, ma arvan, õiget küsimusi lihtsalt. Ma arvan, kuidas pöörata natuke teistpidi see küsimus. Vaadata näiteks kristlaste sekka. Kristlane peab olema vaene. See on nagu üks, mis on... Väga hea point, jah. Mis on siukene, kui võtta nagu kristlaste suhtes, aga tegelikult maailma inimeste suhtes, kristlane peab olema vaene. See on nagu täiesti vastus. Ja just seda loomulikult jah, piiblis on öeldud seesama see rahaarmastuse teema, aga see räägib nii-öelda prioriteetidest, mis ma ütlen, see sobitub nii kristliku maailma kui mitte kristliku maailma, et sul ei peaks olema raha esimesel kohal, aga see ei tähenda seda, et sul ei peaks üldse raha olema, vaid sul peavad asjad paigas lihtsalt olema. Et jällegi Saalomoni näide, kes oli omal ajal kõige jõukam üldse, et ma arvan, Jumal ei teeks sellist näidet meile, kui ta tahaks, et me kõik oleksime nagu see vaene nagu kirikurott. Et selline näide. Aga väga hea point oli, mis sa välja tõid. Kusjuures Saalomon maailma rikkam inimene. Piiblis on 2 korda mainitud 2 erinevat inimest, kes oli maailma kõige rikkam inimene. Üks on Saalomon, kes teine on? Tuled kohe peast? Ei. Hiob. Rikkam kõigist hommikumaalastest. Okay. Ja selles mõttes Piiblis on 2 korda mainitud isikut, kes oli Jumala järgija ja kes oli kõige rikkam inimene maailmas sellel ajal. Väga kihvt. Meie tänapäevase tehnoloogiaga, mis ma olen siin kasutanud, ChatGPT-ga ma genereerisin ühe pildi meile siia vahepeal jälle, et kuidas me sageli vaevame pead erinevate küsimustega, on see siis finantsvaldkonnas või midagi muud, et see on esimene pilt ühest sarjast, mis meil siin hiljem edasi tuleb. Aga mis sa arvad, inimesed väga palju ikkagi vaevavad pead tegelikult nende raha küsimuste üle? Ma arvan, mitte raha küsimuste üle, aga et kuidas homse päevani edasi elada. Ja. Et see on ikkagi ütleme see, kas või võtad 2. ja 3. pensionisammas. Et seda käiakse ka ostukeskustes. Mis sus siis saab? Mis sus siis saab? Mis siis saab, kui sa seal jõuad sinna vanuni? Pensioni on vaja. Ja see on osaliselt nagu hirmutamine. Paneb inimesi muretsema ja samas sa hoiad inimest rakkes, et ta kogu oma energia paneks sinna töö tegemisse ja hetkel. Aga kas sa oled sellega ka nõus, et vähemalt minule tundub, et meil tänapäeval õpetatakse maast ja madalast olemagi selline usin töömesilane. Ütleme, see on minust rohkem Eesti teema ja see on natuke muutumas, aga nagu natukene kastist välja mõtlema. Et see on see, et eesmärk ei olegi see, et sa peaksid hullult 9-5 rabama ja elu lõpuni nii olema, vaid teatud nurga alt ennast nagu harides sa võid sellest nii-öelda ringist välja tulla. Mida mina tajun nüüd üldise sellise foonina, mis käib, on see ratse rikkaks. Sa pead tegema mingisuguse projekti ja see peab tooma sulle meeletu sissetuleku kohe. Et kohe ongi kõik, jaa. Kohe ongi kõik. See, et sa pead ja nüüd inimesed, kuidas ma sinna jõuan, aga kuule, samas kui sa teed mingi projekti jooksvalt ja sa suudad selle projektiga näiteks kas või 2000 eurot kuus endale tasku panna, see on päris hea summa praegu tegelikult. See on päris... No ühesõnaga, et see kogu see meie tegevus ei peaks olema sprint, see on maraton. Just. Et see, et seal rõhutaks seda, et kohe sinu teed projekti, siis peab olema kohe nii suur. Ei, sa alustad väikselt ja siis väikselt kasvatad seda. Sest et sa saad ju erinevaid kogemusi. Sest et kui sa teed kohe suure, on risk, et sa teed sellise ämbri endale, millest on sul väga keeruline taastuda. Ja siis sul on nii suur ämber. Just. Aga kui sa alustad väikselt, niikuinii me teeme mingeid ämbreid ja see on minu arvates normaalne. Me saamegi kogemusi sealt kaudu. Ma olen ise igasuguseid ämbreid teinud. Aga ma olen väga palju sealt nagu teadmisi juurde saanud ja sammhaaval järjest edasi liikunud. Nii, aga järgmine ports. Hästi üldine küsimus. Kuidas kasutada raha ratsionaalselt? Ära kasuta seda ebaoluliselt. Jah.
No mina ütleks paar asja siia, et üks asi võiks sisse harjutada selle, et kui sa saad mingisuguse summa raha, kristlasena ma ütleks, et esimese asjana läheb kohe sul 10% kõrvale koguduse töösse, siis võiks mingisugune summa kõrvale minna, mis sul ongi kas siis mustadeks päevadeks või nii-öelda kogumiseks. Et harjutaks seda, et kõik raha, mis sulle tuleb, et sa esimese asjana ei hakka kulutama seda, vaid sa esimese asjana planeerid ära selle nii-öelda sama annetuste poole ja ütleme investeerimise poole, et mingi posu, mis sa paned kõrvale ja paigutad kuhugi turvalisse investeerimisvarianti. Ma arvan see, et raha kasutamine, sa oled loonud väärtuse, pannud oma aega kuhugi, saanud selle eest samas vääringus raha. Kindlasti peaks panema, tundma rõõmu sellest omast tööst. Ei ole nii, et käisin tööl, ostsin süüa, maksin arved, annetasin, panin kõrvale ja rõõmu sellest üldse ei ole. Et see rõõmu osa peaks olema ka seal sees lihtsalt enda selge mõistuse pärast. Ja selle võimete järgi nii-öelda. Et see... Jaa, aga see mõttes, et see rõõmu osa ei peaks olema väga suur, et ei peaks moodustama sellest tervest kasumist üle poole, üle 10%, üle 20%. See peaks olema väiksem osa, millest sa tunned, ma saan nautida seda, et ma olen midagi teinud, ma olen loonud väärtust ja ma saan oma elu nautida, mitte et ma olen siin, eks ole, selle kellegi millegi ori. Mina võin enda elus selle näite tuua, et mina ütleme 20. aastates ma kindlasti ei kasutanud raha ratsionaalselt, aga teistpidi ma toon selle, et ma tegin tol ajal oma lollused ära. Et ütleme, õnneks juhtus see, et ma siis olin väga ebaratsionaalne ja ma nagu ebaproportsionaalselt raha kasutasin selle rõõmu saamiseks, aga õnneks see läks üle. Et selles mõttes, et võib-olla see on ka mingi asi, et kui seda teha, siis nagu võimalikult varajases nooruses oma need sellised ämbrid läbi käristada. Täna ma näen, et tegelikult ma sain aru seda, et see päeva lõpuks ei olegi nii rõõm. Ma pigem sain aru seda, et mul oli hullul autofänn. Et kogu aeg oli vaja liisida mingi auto ja nii edasi, aga ma sain aru, et see emotsioon läheb tegelikult üle ja täna ma olengi selles kohas, et vahet ei ole, mis see oleks. Ma tean, et 6 aja pärast, 2 kuu pärast see nii-öelda emotsioon tegelikult läheb üle, et ma üritan nagu praktilisemalt kasutada seda raha ja mingit tulevikku üles ehitada ja laste tulevikku kindlustada ja nii edasi. Ja pigem see raha ratsionaalne kasutus, kui sa mõtle nii, et see raha, mis sa täna kasutad, kuidas see mõjutab sinu elu 5 aasta pärast. Ja, hea point. 10 aasta pärast. Et kas sellel on pikaajaline mõju sinna kohta, kui ei ole, miks, kui sa saad selle rõõmu ja sa tunned sellest tollest raha kasutusest rõõmu ka 10 aasta pärast, siis võib ju kasutada. Hea, et sa välja tõid selle, kusjuures minul on täna hästi sarnane põhimõte. Et mul on mingid eesmärgid, mida ma tahan saavutada. Ja nüüd ma pidevalt mõtlen nii raha kasutuses kui ka enda tegevustes, et see asi, mida ma teen või midagi, mida ma ostan raha eest, kas see viib mind lähemale enda eesmärgile või viib kaugemale. Ja mind see väga distsiplineerib. Et kui ma näen, et ma tahan osta mingit asja, mis tegelikult mind ei vii lähemale sellele asjale, siis ma pigem panen kõrvale selle ja nii-öelda püsin oma raja peal. Miks piibel rahast nii palju räägib? Selle kohta on minul oma arvamus. Mina arvan, et tegelikult ei ole nii. Sellepärast, et minu meelest hästi palju tõmmatakse piiblis välja kontekstist kirja kohta ja surutakse, et see räägib rahast. Kuigi tegelikult see, näiteks talentide lugu, kus rikas mees andis oma sulastele igale ühele talendid, ütles, et näed, ma lähen ära, teen nendega midagi. 2 tükki tuubeldasid ja 3. kaevas maha selle. Aga see ei räägi rahast tegelikult, see räägib meie annetest ja teadmistest, et me ei tohiks enda tarkust raisata, vaid me peaks seda nii-öelda edasi kasvatama. Et ühesõnaga hästi palju piiblis sarnaseid kirjakohti minu meelest topitakse raha kontekstist, et piibli eesmärk või põhisõnum ei ole raha. Ja sellepärast mina ise tegelikult ütleks, et piibel ei räägi rahast liiga palju. Samas ta nagu, kui ta räägib selle, kuidas seda kasutada targasti. Et ma ei näe ühesõnaga ebaproportsiooni seal. Nii palju on ka minust nagu kohatu. Võtame, miks piibel räägib rahast? Sest et see on tähtis. See on tähtis. See on oluline elu osa, sa pead looma väärtust, ei tohi laisk olla. See on nagu tarkus ja õpetussõnadest käib ikka päris palju see läbi ära, ole laisk. Ja kui sa liigutad ennast, siis paratamatult raha tuleb. Ja mis on meeste roll abielus, inglise keeles on provide and protect. Ja. Et kui sa pead varustama enda perekonda, siis
kusjuures ma võtsin selline huvitav mõte nagu nurk kõrvale, et ega iseenesest ei oleks otseselt ju raha vaja, kui sa saaksid kõiki oma teenuseid teistmoodi kätte. Nagu sama, mis ütlesid vorst vorsti vastu. Kui sa saaksid poest leiba, piima, saia kuidagi mingi muu teenuse vastu, kui sa saaksid omale kodu mingi teenuse vastu, siis ega raha ju otseselt vaja ei olekski. Aga tegelikult oluline on aru saada, et ongi lihtsalt vahetusvahend. Sina teed mingit teenust ja päeva lõpuks oma teenuse eest saad siis korraks selle raha kätte ja vahetad selle mingi muu asja vastu. Vabandust, ma selle küsimuse ümber tegin, kallis vaataja. Väga spetsiifiline küsimus, kellega konsulteerida erikontode tegemisel ja nii edasi, et raha liikumist struktureerida. Keegi, kes teab, mis ta räägib. Selles mõttes, et kontosid me hoiame pangas, et kui me pangast räägime, mina olen valinud, minu jaoks kõige lihtsam on minu asju ajada LHVs, nad olid väike pank, väga sõbralikud, aitavad helistada ja aitavad hästi kiiresti, et ma isegi ei näe, kuidas see võib-olla igapäevastel tegemistel see nüüd kontode struktuur midagi muutma peaks, et kui sa teed endale sama näiteks, saad palga, teed võib-olla 2 või 3 sellist kontot sinna internetipangas, ühte paned annetused, siis paned endale investeerimiskonto ja võib-olla mingit reisikonto ongi kõik, et liiga keeruliseks ei tasu ajada. Noh, selle, kui ajada eraldi, eks sul on kogu see raha liikumine, siis see kontode ja raha liikumise struktuur, olgu ta pangas, kus ta on, peab vastama reaalsusele. Et kui ta reaalsuses toimib, siis see samasugune struktuur üles ehitada pangas toimib sama hästi. Ja kui see päris elus ei toimi, ega siis see on nagu mingi kahtlane skeem. Ja ega ei oskagi väga seda nagu nii, sest talle see on midagi puudusel küsimusest. Vabandust vaata taas, et ma ei saa su küsimusest liiga täpselt aru. No, ma arvan ka, et see põhi ongi see, et kui me teeme pere raha eelarvestuse, jagame nad siis, minu jaoks on oluline see, et tegelikult kui sa raha saad, siis sa kohe paned olulised asjad sealt kõrvale ja õpid seda hästi kasutama. Seal ei ole tõesti väga keeruliseks, ma arvan, midagi ajada. Millised on piibalikud raha haldamise viisid? Ma arvan, et see läheb kokku selle eelmisega selles mõttes, mis ma ütlesin, et on oluline anda, piiblis on öeldud, et anna oma uudse viljast ära 10. Ehk see on minu meelest oluline mõte, et tähtis on anda tagasi oma esimene nagu see kõige väärtuslikum osa, et kui sa saad, siis sa annad kohe tagasi kogudusele või kui ei ole kristlik perekond, võib-olla annetab kuhugi mujale, aga ühesõnaga, et anda tagasi ja siis edasi on pere raha eelarve. Mind teab see haldamine natukene segadus, see tähendab nii palju haldamise viisid, et rahaga tuleb targasti ümber käia, mitte mõttetult kulutada. Tegelikult hästi lihtne printsiip. Ära kuluta rohkem, kui sa teenid. Kui ma arvan, enamik inimesi selle vastu võtaks, siis tegelikult neid rahamuresid oleks oluliselt vähem. Lihtsalt kuluta vähem, kui sa teenid, pane kõrvale ja väga paljud asjad on lahendatud. No nii, huvitav, kes selle küsis. Kui annad mehena raha haldamise naisele, mis sellest arvate? No mina arvan tegelikult niimoodi, et kui on olukord, see on see, et ma leian seda, et mees peab vastutama peres toimuvate asjade eest. Mees on perepea. Kui naine on finantsiliselt targem, see on see, et ta töötab, ta on pearaamatupidaja kuskil ja see on see, et vabalt võib olla seda, et ta oskab teha isegi targemaid finantsotsuseid, valikuid, ma ei näe selles probleemi. Ma arvan, et mees peab teadma, et tema vastutab päeva lõpuks. Aga see, et naine nagu on selles rollis, et kuna ta teab rohkem, mida teha, ma ei näe selles mitte mingit probleemi, miks mitte. Kui küsimuses on mees ja naine, siis tõenäoliselt on tegemist mingi perekond. Mingi perekond. Minu suhtumine on see, et see on ikkagi pere-eelarve, pereraha. Just. See peaks, see ei ole niimoodi, et mina arvan, et see ei ole, et üks nüüd nendest käib lipp ees, see on ikkagi ühine otsus, ühised tegemised, ühine eesmärk, ühine panustamine. Ja ei ole minu raha, sinu raha, on meie raha. Meie raha on pereraha ja kui see mingi otsustamine on, eks ole, igat leivapätsi pole vaja otsustada, vähe suuremad ostud, asjad, siis kas või lapsed sinna otsustamisprotsessi kaasata. Et neid harida samal ajal. Just, et harida, et näidata, kuule, käib nii asi, vaata, need otsused tulevad, siis kui nad ükskord edasi lendavad, siis nad ei tee neid ämbreid. Et siin ega jälle sisu ei tea, aga võib olla ka selline küsimus, et
kui näiteks me räägimegi investeerimisest, kõrvale panemisest, siis äkki naine töötab sellise ameti peal, kus ta teab seda rohkem. Ja siis tema nagu veab natukene rohkem, mida seal pool teha. Et ma arvan, et ma tean, et sageli küsitakse, et igal juhul mees peaks nagu otsustama, aga kui see ei ole, lihtsalt ei peagi olema alati kõik nagu ühe inimese pädevuses, siis aga ütleme, see on väga hea point, mis sa välja tõid, et ikkagi päeva lõpuks see peab nagu ühise nii-öelda katuse all või ühiselt toimuma selles mõttes, et mida ma olen tähele pannud, ma ei tea nüüd, ma absoluutselt ei räägi, et see küsija sinna ämbrisse või sinna kasti kuulub, vaid sinna anumasse. Mida ma olen tähele pannud, et päris kõik ei tee nii, nagu mul ja Marilisil perekonnas on, et on ühine rahakott. Et ma olen kokku puutunud inimestega, reaalselt ongi, nad on abielus ja on mehe rahakott ja on naise rahakott. See minu jaoks täiesti hämmastav, et kuidas see abielu üldse püsima jääb. Sest siis need lähevad kõik oma suunas täiesti. Kas seal on, ütleme, sellisel juhtudel on probleem hoopis kuskil mujal. Mingi usaldamise küsimus. Täpselt usaldamise küsimus, miks see raha ei ole kokku pandud ja sellega peaks enne tegelema. Et see raha on vaja kokku saada sealt, et see ühine eesmärk oleks ühine. Kas seal on usaldamatuse küsimus tavaliselt? Ma ei ütle, et see küsija nüüd seda siin vihjas sellele, aga ma lihtsalt ütlen seda, et seda esineb palju. Jälle samad näod. Jah, aga siin on nüüd murelikke inimesi palju rohkem juurde tulnud ja jätkuvalt kõik ragistavad ajusid, et kuidas lahendada ära rahalised mured. Tuleb üks episood veel sellest. Ameti peaks valima lähtudes palganumbrist või meeldimisest. Minul on elus läinud niimoodi, et ma olen saanud teha asju, mis mulle meeldivad. Et ma läksin õppima IT-d, ma sain tööle IT-valdkonnast ja teha erinevaid asju, mis mulle seal IT-s meeldisid. Muidugi ma olen selline, tundub suures osas erisus, et ma olen nüüd, ma ei tea, mingisugune 5 erinevat ametit nagu täiesti seinast seina pidanud, mulle meeldibki see. Et ühesõnaga, mina olen saanud teha niimoodi, et ma ei keskendu rahale, vaid nendele asjadele, mida mulle meeldib teha ja taaskord, kui ma neid asju hästi teen, siis raha on tagajärg. Mina valiksin igal juhul meeldimise järgi. Ma olen mõlemad teinud. Ja see palganumbrist lähtumine ei lõppenud hästi. Pigem ma ütleks seda, et võtaks meeldimise ja kui sa alustad kuskilt alt poolt ja see palganumber ei ole piisav, ei ole liiga hea, siis mida elu on mulle näidanud, mille iganes valdkonna spetsialist sa oled. Ja kui sa oled mitte üle keskmine, aga top 10, top 3, parim, siis see palganumber tuleb ka sinna kohta. Aga lisaks sellele on see, et sa päeva lõpus ei kaota tervises, ei kaota peres, ei kaota suhetes ja sa suudad endaga rahul olla. Ja sa teed seda, mis sulle meeldib. Ja minu meelest ma olen ise tööandja olnud ja inimesi tööle võtnud ja minu nagu üldine arvamus on see, et olla keskmisest inimesest nagu töö juures innukam ei ole tegelikult raske, sest et keskmine inimene tahab lihtsalt päeva õhtusse saata ja kõik. Aga kui sa oled see mitte keskmine, pingutad natukene rohkem, harid ennast rohkem, siis saada seda kõrgemat palganumbrit ei ole tegelikult keeruline. See võtab aega natukene. See ei pruugi tulla, eks ole, esimese aastaga, aga see tuleb, sellepärast, et sinu oskused lihtsalt nõuavad seda. Just. Ja inimesed on nõus sellest välja käima. Kuhu investeerida? Väga lai küsimus. Mina esimese asjana ütleks investeerida iseendasse. Minu jaoks täna tarkus on kõige alus. Sellepärast, et lihtne on küsida, kuhu investeerida, ütleme aktsia, mis iganes, pane sinna ja siis oled jälle triljonär, nagu ma ütlesime, aga minu meelest palju parem on see, kui sa harid ennast ja sa teed endale selgeks põhimõtted valdkondades, mis sulle meeldivad. Vahet ei ole, on see kinnisvara, mulle meeldib väga kinnisvara, mulle meeldivad ka aktsiad, aga kui sa teed endale selgeks, mis seal maailmas toimub ja sa oskad neid valikuid ise teha, siis see on nagu väga hea tarkus. Ja ma võin öelda kõrvale, ma kulutasin, ma aasta aega väga kontsentreeritult uurisin aktsiate kohta
Ja oligi umbes aasta aega võttis aega, et pidevalt uurida, et aru saada, mis seal toimub ja langetada seejärel otsuseid. Ja tegelikult minu jaoks on see aasta aega juba mitu aastat tagasi möödas ehk tehtud, et tegelikult kui täna alustada, aasta aja pärast on juba neid teadmisi nii palju, et saabki tegelikult ise endale öelda, kuhu kohta investeerida. Aga mina suunaks ainult nii palju, et mõtle, mis on see valdkond, mis meeldib. Kinnisvara mina olen endaks tõlgendanud, on äge, et ma saan pakkuda inimestele ägedaid kodusid. Aktsiatega, kui peaks meeldima, sa saad uurida hästi palju erinevaid ettevõtteid, mida keegi teeb, millist väärtust keegi pakub. Ja kui sa näed, et keegi päriselt nagu pakub mingit huvitavat väärtust, investeerid sinna, sealt võid ka rohkem tagasi saada. Et minu meelest võiks valida nii-öelda selle valdkonna, mis sulle endale meeldib. Otseselt piibli tsiteerida, taotle tarkust ja taotle arukust kogu oma varanduse hinnaga. Just, väga hea. Et see, kuhu investeerida, sinna. Ja. Kõik ülejäänud tuleb sealt. Ja. Milline on üldine majanduslik suund? Kasumit luua. Ma saan aru, see küsimus vist on see, et mis on meil tänane seis. Et mis meil nagu majanduses toimub. Liiga hea ei ole. Mina arvan niimoodi, et meil on tegelikult suund ülesse, aga ta tuleb teatud valdkondadesse viitega, nii nagu ta on kogu aeg. Näiteks, kui meil on nii-öelda need majanduslikud põhjad või krahhid olnud, siis on niimoodi, et sel hetkel, kui tundub, et on täiesti põhi, siis selleks ajaks on aktsiaturg tõusnud mingisugune 40%. Et aktsiaturg käib sageli nagu selle muu majanduse ümber hästi, tähendab, ta käib nagu samm ees ja ta kukub ka alla ennem. Ja täna võib öelda, et mille järgi sageli võetakse see SP500 indeks, see tegi paar päeva tagasi just uue rekordi jälle. Et siin on tegelikult küsimus, mis on üleüldine majanduslik suund ja mis on meie konnatiigi, see Eesti väikene seis. Just. Et seal, meil jõuavad asjad väikse viitana, kas siis üles või allapoole, olenevalt, kuidas see läheb. No ütleme, et kui võtta nüüd selle järgi, minu meelest see on hea nagu näitaja, et meil Euribor intressid läksid ülesse, siis oli meil nagu kõige raskem. Praegu nad on teel alla, nad on oma tipust mingisugune pool nagu kaotanud. Et ühesõnaga, et igal juhul majanduse see nagu tõus või ergutamine toimub praegu. Et nüüd ongi vaja lihtsalt, kellel on raske, on vaja vastu pidada ja mõelda välja, kuidas need nii-öelda viimased hetked tubli olla. Aga tegelikult ma arvan ikkagi, et meil majandus on nii-öelda liikumas ülesse tagasi. Miks mul ei ole, aga teistel on? Sellepärast, et teised pingutavad rohkem, õpivad rohkem. Tegelikult ma arvan, et selles mõttes on see nagu, sõltub muidugi, mida siin küsitud on, mida mul ei ole, aga kui me räägime rahast, siis mina arvangi nagu ma noorest pealt ise küsisin vale küsimuse. Et mida mina saan rohkem teha väärtuse mõttes? On see küsimus. Ja kui sa saad selle selgeks ja sa saad seda väärtust väga hästi pakkuda, siis see raha tuleb sinna paratamatult juurde. Piiblis on huvitav koht. See on issand õnnistus, mis teeb rikkaks. Oma vaevi lisa sinna midagi juurde. See on nagu nii valus mõnikord on lugeda seda. Jah, tegelikult, kui sa nii ütled, sama Saalomon küsis unestarkust, millest me oleme siin saadetes ka rääkinud. Jumal ütles, et väga hea, et sa seda küsisid, ma annan sulle väga palju tarkust, nii et sa oled kõige targem mees üldse. Aga sellepärast, et sa küsisid seda, ma annan sulle ka kõike muud juurde. Et samamoodi, et Jumal õnnistas teda tarkusega, aga tegi ta kõige jõukamaks meheks üldse tol ajal. See on ka lisamõte, aga miks mul ei ole? Aga mida sa tahad? Ja mille pärast sa küsid seda? Kas see oli Paulus, kes ütles, ma nüüd võin täiesti mööda panna, kes seda ütles? Te palute, aga te palute valesti. Te palute isekalt. Jah, mitte endale, aga mida ma saan teistele teha. Just, et te tahate, eks ole, seda kokku krahmata ja te ei otsi Jumala plaani, vaid lihtsalt enda heaolu. Et see... Ja kusjuures ma tahaks rõhutada seda, et võib-olla mõnele televaatele jääb mulje, et hästi palju me räägime sellest, et ikka see on nagu tarkus, et me tahaks mingit spetsiifilist asja. Aga mina täna siiralt usun, et see tegelikult ongi kõige alus. Et kui lihtsalt panna väga palju aega enda harimisse, siis ükskõik, mida sa alustad, on see kinnisvaraprojekt, läbi tarkuse sa tead, kuidas
leida õige laenuandja või kuidas leida õiged üürnikud või kus kohas üldse see kinnisvaraprojekt teha. Et see ikkagi taandub kõik sinna. Ma olen nõus, sellega ma olen täitsa nõus. Noh, ja viimane pilt sellest on see, et kui me mõtleme ainult rahast, siis võib-olla see aeg lähebki mööda lõpuks nii ja me avastame üks hetk, et me oleme õnnetud ja ei ole seda nii-öelda küsimust lahti muukinud. Aga tegelikult tuleks see nagu ainult rahale mõtlemine kõrvale panna ja keskenduda enese harimisele ja nii-öelda teistele teenuse osutamisele. Ja meil on ka kavaks kirjakohtasid lõpus näidata, et Saalomonist rääkisime juba, et Jumal andis Saalomonile väga palju tarkust ja arusaamist ning laia meelt nagu liivamerd. Saalomoni tarkus oli suurem kui kõigi hommikumaalaste ja kogu egiptlaste tarkus. Ta oli targem kui kõik inimesed. Selles mõttes, et siin kohal mõtleks, et tahaks natukenegi seda. Võtaks selle ühe liivateragi sealt. Just. Aga ühesõnaga minu jaoks väga-väga innustav, et ma võin öelda, et mul on sageli see nüüd, et kui ma kuskil saunas istun, minu pea täna töötab nii, et kogu aeg on, mida ma saaksin veel lugeda, kust ma saaksin selle probleemi ära lahendada, et pea nagu kogu aeg rallib. Ja mulle meeldib see nii-öelda seisukord, et ei ole see, et tahaks istuda kuskil palmi all ja midagi teha, aga kogu aeg on need järgmine asi, kuidas ma seda saan paremini teha, et selline nagu hästi positiivne nii-öelda tegevus käib peas kogu aeg ringi. Ja 2 mõtet siit meie vaatajatele edasi, et kuidas edasi. Otsusta, et sa ei lase asjadel lihtsalt minna. Et võta kontroll enda kätte, et mitte ei usalda lihtsalt saagu, mis saab, aga võta kontroll enda kätte, tee plaan, tuleviku eesmärgid, et mis sa sellest arvad? Popp asi on öelda, et kuula oma südant. Küll süda juhataja, südamest lähtub halbu mõtteid, mõrvamist, hoorust, rüvedust. Süda on muutlik. Oma emotsioonidel ei saa lasta otsustada sellepärast, et see viib iga hetk erinevas suunas. See otsus tuleb langetada ikkagi tuleviku plaani põhjal. Tuleb endale panna eesmärk, kuhu tahad jõuda. Ja siis sa ei saa enam lasta asjadel minna. Ja kui sa oled Jumala ees, palata plaani läbi ja ta näitab sulle, kas see on õige või vale. Ja kui sa ka lähed niimoodi, et vastust ei saanud, küll ta siis su liikumise juhatab õigesse suunda. Aga kui sa lased lihtsalt asjadel minna, siis veevool viib sinna, kus kogu ülejäänud maailm läheb. Jah. Ahti, aga aitäh, et sa tulid minuga siia küsimuste-vastuste saatesse. Mulle väga meeldis suga vestelda. Aitäh, Kuno. Ja televaatele ka aitäh, et meiega kaasas olite ja kohtume tulevikus.